Tere kõigile! Aeg on sealmaal, et alustada siis tänase liikuma kutsuva kooli veebivungiga ja nii tore, et kokku on tulnud nii paljude erinevate koolide esindajad. Ma pärast loen kokku, kui palju teid on, aga tundub, et see arv läheneb vist juba 100-le vaikselt otsapidi. Ja täna olemegi siis kokku kutsunud hariduslike erivajadustega koolide õpetajad ja töötajad ja ka kõik teised huvilised koolidest, spordiorganisatsioonidest, kus siis nende natuke erilisemate lastega tegeletakse. Ja täna on meil siis nii-öelda vestlus, kus me kuulame, kuidas siis eksperdid ise jagavad oma kogemusi ja kõik siis saavad pärast vabalt vestelda, küsimusi küsida ja siis kuulata, mis teised on teinud ja jagada siis enda kogemusi. Ja me oleme siin ka palunud ette valmistada mõnedel koolidel väikesed ettekanded, et need on siis sellised koolid, kus on juba sellised pikemad traditsioonid HEV-lastega tegelemiseks, kõik on hästi omanäolised koolid ja tegelikult on ju see kõikides koolides ühine, et lapsed on ikka lapsed, kõik tahavad liikuda, kõigile selline tegevus meeldib ja on neil siis rohkem või vähem takistusi selle tegemiseks, ikka on neil seda vaja ja pakub rõõmu. Ja kõigepealt siis kuulamegi ära meie tänased ettekandjad, et alustab Vladislava Laagna koolist, kes siis on ka ette valmistanud siin slaidid ja näitab meile ja kuulame siis, mida Laagna koolis siis tehakse ja pärast siis saame ka küsida. Kui tekib neid küsimusi, siis võib need panna chatti, et meil on nii palju rahvast koos, et siis saab siis pärast korda mööda siis sõna võtta, kui need nii-öelda ametlikud esindajad on siis oma osa saanud ja näidanud, mis siis tehakse Laagnas, Kiigemetsas ja Kaare koolis. Nii et Vladislava, palun, kas sul oli valmis see ettekanne? Et me siis kuulame, kuidas Laagna koolis elatakse. Tere! Ehk ma natukene ka muretsen esimest korda esinedes. Ma proovin siis rääkida lühidalt. Tundub, et me oleme teinud nii vähe, samas ka rääkida on nii palju. Aga mina olen siis Laagna põhikooli füsioterapeut. Alustasin tööd septembris alles. Ja räägin siis kõigepealt meie koolist. Et kool on suure südamega väike kool, kus on 45 õpilast, 9 klassi võttega lapsed. Mis ma tahtsin öelda, et tegelikult kui ma tulin siia kooli, siis ma sain teada, et Tervisenõukogu teeb päevakool, siis nad õppisid iga aasta mingid spordialasid, ehk siis oli tehtud lauatennise turniir, oli tehtud keegliturniir, aga oli istevõrkpall ja nii edasi, nii edasi. Aga algklassides õpetajad tegid lastega liikumispause ning hakati looma sisemise terviseraja. Kui siis eelmisel aastal jaanuaris me liitusime liikuma kutsuva kooliga, siis oli ikkagi päris palju muutusi, häid muutusi tehtud, et kõigepealt mina räägin ikkagi septembrist, et me hakkasime tegema seismis- ja kõnnikoosolekut õpetajatele. Ka igal koosolekul olid liikumispausid ja vahepeal koosolekud kestavad päris 1,5 tundi. Väga tore märge minu poolt, et kui minul endal ununeb või mina unustasin äratuskella panna, et see liikumispaus teha, siis õpetajad juba hakkasid mulle märku andma, et kuule, liigutame natukene, et ikkagi see nagu läheb harjumuseks. Siis ka me tegime 2 matka. Üks matk oligi õpetajatele, kuigi pean ütlema, et liitus minuga ainult üks õpetaja. Ehk siis meid oli 2, aga me tegime palju pilte, me jagasime teistega
ja siis tundub, et tuli hästi palju tagasisidet, et peaks tegema seda matka hoopis natukene teistsugusel ajal ja tegelikult väga palju soovijaid on, et siis kevadel planeerime teha veel matkad sellised koos õpetajatega. Teine matk oli terve kooliga, aga sellest räägin natukene hiljem. Sammu lugemise võistlus oli meil ja siis ka leidsime nüüd uue mängu. Hetkel on siis meil see olümpiakuu ja nagu ma ütlesin, tervisenõukoguga teeme koostööd ja siis meil koolis on suured olümpiamängud terve veebruar. Siis on ka lauatennise, keegliturniir, kabeturniir ja siis viimaseks alaks ongi need lumepallid. Te võite siin näha pildil, et oleme ehitanud sellise konstruktsiooni, see ei ole veel lõpuni valmis saadud, katapulta, mis on tehtud jäätisepulgast ja korgist, et siis saab palli peale panna ja visata sinna korvpalli. Et igal lapsel on siis 5 palli, 2 minutit aega on antud ja vaatame 2 minuti möödudes, kellel on siis vähem ja rohkem palli. Nii, aga lähme siis edasi kogu päeva kool. Et meil on siis esimene tund 8.15 kuni 9. Ma panin eraldi riikliku ja lihtsustatud õppekava päeva ja toimetuleku õppekava. Nii, siis kõik läheb enam-vähem sarnaselt. Teine ja kolmas tund on meil siis liitunud, aga ma võin kindlalt öelda, et kõik teevad liikumispausid, kas või 5 või 10 minutit tundide vahel. Nii, siis on vitamiinipaus või õuevahetund pluss vitamiinipaus. 45 minutit siis kõik lähevad õue, tõesti, vaatamata ilmale, ainult mainisin siin, kui oli -20 või isegi veel madalam temperatuur, siis ei läinud ainult õue. Nii, siis läheb 4. tund ja siis see riikliku ja lihtsustatud õppekava õpilastele on siis jagatud 8 lõuna ja õuevahet. Nii, ja siis edasi on meil pikapäevarühm, huviringid või tundid vastavalt siis õppekavale. Nii, huviringides ma panin kirja, et meil on boccia, selline huvitav mäng, just paraolümpia, siis mänguala, kui ma ei eksi, aga paralümpiast just inimesed käivad ja näitavad meie lastele, mängivad lastega bocciat, siis slackline, aitäh Liikuma Kutsuva Koolile ka selle eest. Ja varem oli ka istevõrkpall, mida proovime ka äkki järgmisel aastal uuesti meie kooli kutsuda. Et üks meie eesmärkidest just Liikuma Kutsuva Kooli pakutud plaanis oli liikumispäevikute pidamine ja siis me otsustasime, et me teeme seda nii, et me ei anna mingit kindlat vormi kõikidele klassidele, vaid et iga klass teeb nii, nagu neile tundub, et sobib paremini. Ja siis esimese õppeperioodi lõpus me jagasime kogemusi, et kohtusime kõik koos. Ja iga klass tuli ette ja rääkis sellest, mis neil tuli välja, mis ei tulnud välja. Mõned lugesid samme, mõned lihtsalt panid kirja, mitu tundi nad liikusid. Kindlasti panid kirja ka kehalise kasvatuse tunnid, füsioteraapia tunnid. Mõned jagasid ka seda, mis nad tegid, et siin on pilt sellest, mis liikumispausi tegid nemad. Ja oli täitsa nagu tore, et mõned klassiõpetajad jagasid seda, et nad võtsid teise klassi kogemuse, et võib-olla jah, see sobib paremini ja nüüd kevadel me kohtume uuesti, et vaadata, kuidas nagu edasi läheb. Siis kolmapäeviti me siis proovime teha need vahetunnid veel rohkem liikumavateks, et tantsuvahetunnid on kõige populaarsemad meil ja kõik lapsed väga ootavad neid. Me paneme pikapäevarühma seina peale plakatid, kuhu iga laps nädala jooksul võib panna enda nimekirja ja video. Siis pikapäevarühma õpetajaga nad vaatavad see video üle, kas see sobib, kas laps oskab need liigutused ka teiste ees näidata ja siis kuni 5 last näitavad siis pikapäeva
pikal vahetunnil need tantsud. Esimene kord kindlasti oli ainult üks soovija, aga kõik siis ütlesid, et mina tahtsin ka võib-olla videot näidata. Järgmine kord oli juba nimekiri täis. Et siis iga kolmapäev teeme erinevaid, siis järgmine kolmapäev on GPS joonistamine. Palume igal klassil alla laadida selline sports tracker, hästi lihtne tegelikult äpp, et kui te lähete jalutama, siis panete starti, panete taskusse oma telefon ja jalutades joonistate mingi pild. See siin on lumehelves. Kunagi oli ka süda ja nii edasi. Et see tegelikult on päris lihtne ja panebki rohkem kõndima. Siis igasugused õuemängud ja liikumispäkapikud. Liikumispäkapikud on selline meie huvitav algatus, et me palusime õpetajaid salvestada igasugused omad liikumispausid. Ja üks nendest pausidest ma tahtsin teile näidata. Seda saab nii istudes kui ka seistes teha. Siis et me tegime päkapikkude moodi sellised paberid, mille peale panime QR-koodid, lamineerisime, panime need päkapikud õue ja siis lapsed jalutades said koos õpetajaga skaneerida seda QR-koodi ja siis kas õues, kui lubab ilm või juba sees, siis vaadata ja korrata need liigutused. Nii. Edasi siis matk, see matk, mis me tegime terve kooliga, see oli matk Tondiraba parki. Nii, et mõnede laste jaoks oli meil tellitud buss, aga muidu pool kooli kindlasti kõndisid parki 1,7 kilomeetrit sinna ja tagasi ja seal sees umbes, me vaatasime 1,3 kilomeetrit sai läbitud. Et tegime sellise kaarti, et oleks kindlasti näha, kui palju sa liigud. Ja seal siis väikestele lastele oli liikluspargis kutsutud politseinik, kes rääkis liiklusmärkidest ja reeglitest. Ja siis teised said õue välis jõusaalis vaadata, mis harjutused saab teha, kuidas saab neid jõumasinaid kasutada õigesti ja üks pilt sellest, kuidas siis laps siin võimleb. Nii. See sammu lugemise võistlus, millest ma rääkisin, et jällegi aitäh Liikuma kutsuva koolile. Me rentisime sammulugejad, mis on näha siin. Ja jagasime neid kõikidele õpetajatele ja õpilastele, kes ise kõnnivad. Kõik see üritus toimus meil koolivaheajal sügisel, et siis 7 päeva lapsed pidid vaatama, kui palju nad liikuvad. Need, kes on ratastoolilapsed, nendele oli eraldi siin juhis tehtud, et 1 tund õues viibimist oli nagu 3000 sammu. Ehk siis, kui sa olid 3 tundi õues olnud, siis sa said 9000 sammu endale kirja panna. Olid ka mõned juhised jalgratturite jaoks või ka nende jaoks, kes liikuvad selle tõukerattaga. Aga ma ütlen nii, et neid tuleb veel kindlasti uurida, kuidas seda paremini teha. Et niimoodi nagu kõik said kirja pandud ja siis pärast ka diplomit ja üli palju tegelikult häid emotsioone tagasisidet sellest, kui palju motiveeris lapsi see liikuma. Et just Marta, keda näete siin pildil, kõndis 40 000 sammu nädala jooksul. Üks tüdruk, kes ka kõnnib raamiga, tema jaoks oli väga suur saavutus, et ta kõndis 1000 sammu ja seda rõõmu oli vaja näha. Nii,
siis ma räägin ka sellest, et me tegelikult proovime kaasata lapsi ja see on just see, mis panebki neid mõtlema sellest liikumisest rohkem. Et mis me teeme, kohtumised saalis, seal, kus need kõik jagavad, mis tuli välja, mis ei tulnud välja, kes täitis seda liikumispäevikut, kes tegelikult ei täitnud ja mis ideed nagu on, siis kõik meie Liikuma Kooli meeskond jagas omavahel klassid ja pärast üritust me lähme klassi, igaüks oma klassi ja siis esitab küsimused. Siia panin need küsimused. Need on abiks selleks, et tuleks selline vestlus ja vestluse käigus oleks arusaadav, mis toimis, mis ei toiminud, mis need soovivad muud moodi teha, mis meeldis ja ei meeldinud. Ning siis poole aasta pärast oleme siis teinud, tegelikult tegi klass, üks klassidest, 3. klass, tegi sellise plakati ja igaühel lapsel oli 2 kleepsu, mida nad said panna selle ürituse juurde, mis meeldis kõige rohkem. Võib-olla keegi ei julge nii palju isegi klassis rääkida. Siis on nagu tore, et tal on võimalus, et okei, need 2 üritust olid minu lemmikud. Et siis ongi näha, et see matk ja sammulugemise võistlus ja tantsuvahetund ongi kõige populaarsemad meil praegu. Ja siis viimane on see, et kui me mingit üritust planeerime, siis me palume just lastel teha need plakatid, kas ise joonistada, kleepida või teha arvutis. Ja ma ei tea, ma mõtlesin, et ma jagan, et me teeme seda Canvas. Canva on hästi mugav lehekülg, kus on juba valmis tehtud mingisugused lehed, millest saabki teha plakati natuke lihtsam. Nii. See vist ongi kõik minu poolt täna. Aitäh. Aitäh sulle, Vlada. Nii palju asju te teete seal oma koolis ja nii tore on näha, et ka need lapsed, kellel võib see kõndimine ja liikumine natuke vaevaline olla, et olete osanud nad sellisest liikumisest huvituma panna ja eks nad kõik vist teavad ja nende vanemad ka teavad, et nendele on tegelikult sellele tervisele ja elule eriti tähtis, et nad nii palju liiguksid kui võimalik. On nii? Ikka. Jah, ja sina füsioterapeudina saad neile ka veel neid niisuguseid oskusi ja tarkusi igaühele eraldi jagada, kui nad sinu juurde teraapiasse tulevad. Õnneks ja saame kõik need nagu mängud teha ka selliseks sobilikuks nende jaoks, et algus, kui tulin siia kool, ikkagi palju lapsi minu jaoks, mina teen rohkem individuaalset tööd, siis tundus, et kuidas on võimalik, et terve kool läheb kuskile, aga tegelikult on võimalik. Neid võimalusi nagu saab leida ja ma usun, et see koht ongi koht, kus me jagame ja toetame, mitte et me saame nagu tegelikult väga palju asju ellu viia. Jah, mulle tundub ka, et nad kõik ise üksteist seal koolis abistate ja saavad nendel lastel sellised head mälestused kooliajast olema. Aitäh sulle. Et nüüd aeg muudkui läheb, et nüüd me lähme edasi. Mariann Viljandi Kaare koolist on nüüd enda kooli tegemistest ette valmistanud. On nii? Nii, tere siis ka minu poolt kõigile. Nagu juba mainitud, siis mina olen Mariann ja ma esindan täna siis Viljandi Kaare kooli siin. Igapäevaselt ma töötan siis Kaare koolis huvijuhina ja korraldan siis, üritan vähemalt korraldada toredaid ja põnevaid üritusi lastele seal koolis. Ja lisaks siis annan ka natuke tunde. Aga liigun siis edasi. Nüüd, kui meie koolist täpsemalt rääkida, siis meie koolis õpivad Viljandi linna ja Viljandi maakonna hariduslike erivajadustega õpilased. Meie koolis nüüd ei ole näiteks liikumispuudega õpilasi, et meil on siis lihtsustatud õppekavaga õpilasi koolis ja riikliku õppekavaga õpilasi ja tegelikult üks õpilane ainult on siis selline, kes õpib toimetuleku õppekaval.
et väga selline erinev seltskond on ja meil on hästi palju ka selliseid käitumisraskustega õpilasi. Suur osa õpilasi tegelikult ongi. Ja hetkel siis meie koolis õpib 90 õpilast, selline ilus ümmargune arv ongi. Ja kooliga me oleme siis, enda kooliga me oleme Liikuma Kutsuv Kool olnud siis eelmisest õppeaastast alates, nii et tegelikult oleme üsna algajad veel selles osas ja alles ise ka õpime ja areneme. Ja siis meie tiimis on siis 5 liiget, et meie kooli tiimi kuulub ka direktor ja me arvame, et see on väga oluline just, et ka direktsiooni poolt oleks selline tugi ja selline tõuge olemas, et see nagu motiveerib siis rohkem edasi toimetama ja kui on näha, et see tugi on olemas, siis jah, on lihtsam. Ma olen siin nüüd välja toonud mõned punktid, mida me siis oleme täna juba teinud. Just seda liikumist ja kõike muud silmas pidades, aga ma liiguksin siit selles mõttes edasi, et ma nende kõikidest punktidest natukene ka eraldi täpsemalt räägin. Ka meil on õuevahetunnid ja meil on 2 korda päevas õuevahetunnid ja need on siis 20-minutilised ja meil on siis 2 õuevahetundi tegelikult sellel lihtsal põhjusel, et meil on ka söömispausid ehk siis kui esimesel vahetunnil söövad väiksemad õpilased, siis on suuremad õpilased õues ja järgmine vahetund on siis vastupidi. Kuigi tegelikult ei ole ka see keelatud, et kui mõni laps näiteks sööb varem ära, et ka tema tuleb õue, et see tegelikult ei ole niimoodi rangelt, et kuule, et see ei ole sinu õuevahetund, et sa ei tohi tulla, et see ei ole niimoodi rangelt määratud. Aga üldiselt jah, et suuremad käivad esimese vahetunni ajal meil õues ja väiksemad siis teise vahetunni ajal. Ja selleks, et natukenegi sellist liikumist lastele sinna õue luua, on meil tegelikult koolis tõukerattad. Kui ma ei eksi, siis meil on 10 tõukeratast ja need on üsna populaarsed. Jah, praegusel ajal, kui on külmad ilmad, lumi on maas, et siis ei saa me tõukeratastega seal sõita. Ja selleks on meil samamoodi, nagu me siin alguses ka vist natukene jõudsime rääkida, et on sellised tõukekelgud, mille meie tööõpetusõpetaja vanadest toolidest ja suuskadest siis tegi ja need ka lastele väga meeldivad. Ja selleks, et natukene rohkem õpilasi siis motiveerida õues käima, on meil tehtud selline asi nagu õues käijate tabel. Ja kuna meil on ka igal vahetunnil siis korrapidaja õpetaja õues, siis korrapidaja õpetaja paneb nii-öelda ristikese siis kirja selle kuupäeva ja lapse juurde, kes siis on õues olnud. Ja tegelikult on ka niimoodi, et me oleme lastele öelnud, et õpetajad ise nagu ei jälgi ja ei vaata, et sina oled õues ja ma panen kirja, vaid õpilane peab ise tulema õpetaja juurde ja siis ütlema, et palun pane minu nimi kirja, et ma olen täna õues, et natukene sellist oma vastutus ka lastes harjutada ja õuevahetunnide kohta vist rohkem ei ole. Ja tõukeratastest on nii palju, et vahepeal laseb kehalise õpetaja ka spordisaalis nende tõukeratastega sõita, kui näiteks talvisel ajal ei saa, et siis on lubatud ka saalis, mitte küll kogu aeg, siis ikkagi väga palju rikub seda saali põrandat, aga aeg-ajalt siiski lubab seal ka vahetunnis olla. Siis meil on koolis selline tore asi nagu seiklusõpetus ja see on valikaine ja mõeldud siis teatud klassidele ja selle seiklusõpetuse nagu eesmärk ongi siis lastega õues olla, nendega matkata, ringi liikuda
õpetada neile telkimist, lõkke tegemist, salakirja ja siis esmaabi ka. Ja siis lõpuks, kui on viimane tund, siis on lastel selline ööbimisega koolipäev, kus nad siis saavad, lähevad pimedas matkama, teevad lõket, teevad seal lõkke peal süüa ja siis õhtuks nad jõuavad koolimajja, spordisaali, kus nad siis panevad telgid üles, nagu siin piltide peal on ka näha, et ise panevad siis telgid üles ja ööbivad siis telgis ja toimetavad ja see on ka lastele väga meeldib see seiklusõpetus, et see on väga populaarne. Loomulikult, kuna me oleme ju juba Liikuma Kutsuva Kooliga liitunud, siis me teeme ka õuesõppepäevi ja meil on tänaseks olnud siis 2 õuesõppepäeva. Oli siis kevadel ja nüüd sügisel. Meil on iga õuesõppepäev siis mõeldud selline teema. Näiteks kevadel meil oli teemaks loodusõpetus ja selleks siis õpetajad valmistasid ette erinevad ülesanded. Näiteks me läksime kala püüdma, siis käisime mutimulla hunnikuid otsimas ja siis võtsimegi kühvlid ja uurisime neid, et mis seal sees siis on ja tegime erinevaid kompositsioone looduses. Ja sügisel oli meil siis kunstiõpetuse teema ja selleks siis me läksime ka Viljandi linna jalutama ja otsisime siis tänavakunsti ja lõpuks siis sellest valmis selline tänavakunstinäitus meie koolis. Et need on siis need asjad, mis me oleme õuesõppepäevadel teinud. Siin enne mainiti Slackline'i, et meil on ka suur rõõm, et meil on ka sellest sügisest Slackline koolis, mis on samamoodi väga populaarne ja lastele väga-väga meeldib. Siin piltide peal küll õpetajad on harjutavad ja meile näidatakse neid trikke ette, aga üldiselt, kui on soojemad ilmad, siis seal Slackline'i juures on ikka päris suur järjekord, et lapsed ikkagi väga aktiivselt kasutavad seda. Et oleme väga tänulikud ja väga hea meel selle üle, et meil see võimalus seal on. Siis meie kool on teinud väga pikaaegselt koostööd siis Eriolümpia Eesti ühendusega, kus siis meie õpilastel on olnud võimalus käia erinevatel võistlustel, alates jalgpallist, bowlingu mängimisest ja korvpall on olnud ja tantsuvõistlused oleme käinud. Ja kõige edukamad oleme me olnud siis tegelikult iluvõimlemisvõistlustel. Et tänu sellele on meil mõndadel õpilastel olnud ka välismaal võimalus käia, et Abu Dhabis ja Slovakkias näiteks. Et see on olnud ka lastele väga tore selline võimalus ja meil on väga hästi seal alati läinud, et iga kord on ikkagi tuldud sealt tagasi medalitega. Et õpetaja Inna, meie kehalise kasvatuse õpetaja, on selle suur eestvedaja ja aktivist, et selle üle meil on ka väga hea meel ja sellega me oleme vist selle Eesti Eriolümpia ühendusega teinud koostööd, ma arvan, 5 aastat juba kindlasti. Siis lisaks sellele, et meil on olnud õuesõppepäevad, siis meil on tegelikult ka liikumispäevad. Aga nüüd sügisel me tegime sellise liikumisnädala, kus meil oligi kohe selline terve nädal, kus meil iga päev oli siis mingisugune liikumistegevus. Et varasemalt me tegimegi ainult 1 päeva, aga nüüd me otsustasime, et me teeme terve nädala, et miks mitte niimoodi teha. Ja näiteks sügisel meil siis oligi esimesel päeval ümberjärvejooks. Meie kooli lähedal on Paalajärv, Viljandi Paalajärv. Ja seal me siis käisime ümber järve jooksmas. Kõik õpilased jooksid aja peale.
siis kuna sellele ajale sattus olema ka maailmakoristuspäev, siis me käisime ka nii-öelda tänavalt prügi korjamas enda koolimaja lähedalt ja seda me oleme ka juba väga mitu aastat teinud, käinud prügi korjamas. Alati oleme leidnud ka väga palju prügi. Iga aasta küll vähem, aga ikka leidub. Ja viimane päev oli meil siis selline nii-öelda orienteerumise päev, kus me olime siis ette valmistanud oma tiimiga Viljandi linna teemalised küsimused. Punktid olid mööda Viljandi linna laiali jaotatud ja kui need punktid olid siis läbitud, siis viimaseks punktiks oli siis Viljandi lauluvälja, kus meil oli siis selline piknik, saime võileiba süüa ja teed juua ja selline tore tegevus jälle oli. Siis meil on traditsiooniks ka tegelikult see, et kevadeti toimub meie spordipäev Viljandi linnastaadionil. Kui meil tavaliselt on olnud enda kooli seal staadionil, siis kevadel me teeme alati siis suurel ja uhkel Viljandi linnastaadionil, kus on siis väga head tingimused jooksuvõistlusteks ja nii edasi. Seda ka alati lapsed ootavad, et nad saaksid sinna minna sporti tegema. Ja lisaks siis sellele kõigele eelnevale on meie selle tiimiga väga suur eesmärk tegelikult ka motiveerida meie õpilasi, või vabandust, õpetajaid ja õpilasi ka muidugi, aga õpetajad just ka näiteks selles osas, et nad tunnis teeksid näiteks liikumispause ja nii edasi. Ja selleks me oleme siis näiteks eelmisel kevadel me tegime ka õpetajatega omavahel sellise väikse võistluse, kus siis pandi kirja tunnid, mitu tundi päevas sa siis oled liikunud ja liikumise alla ei läinud mitte ainult see, et sa jooksed või sõidad rattaga või teed mingit sportlikku tegevust, vaid üleüldiselt füüsiline tegevus, et näiteks kui sa riisusid õues lehti, siis sa võisid selle kirja sinna panna, et selline liikumistabel oli meil õpetajatega omavahel ja siis lõpuks jagasime samamoodi õpetajatele siis auhindu selle eest, et nad olid väga tublid ja liikusid ja selle kõigega kaasa tulid. Siin sügisel me oleme siis õpetajatele oma tiimiga teinud ette selliseid tabeleid, kus siis näiteks on nädalapäevad ja näiteks olemegi pannud, et esmaspäeval on näiteks liikumispaus, kus õpilased vaatavad aknast välja ja otsivad näiteks rohelist värvi või midagi sellist, et me olemegi õpetajatele konkreetselt ette andnud, et mis liikumispaus võiks mis päeval olla. Et lihtsalt ja seda sellepärast, et õpetajatel võib-olla endale rohkem selliseid ideid tekitada, et mida võiks liikumispauside ajal teha. Et õpetajate väga suur mure oli meil see, et neil ei ole mõtteid, ideid, et mida võiks lastega tundides teha ja just liikumispauside ajal. Et siis me mõtlesimegi sellise asja välja ja siin detsembrikuus me tegime siis advendikalendri, kus siis oli ka iga päeva kohta üks selline tegevus, mida kõik õpetajad said siis lastega teha. Ja meil on ka koostöötunnid. Need on siis, ma arvan, kuskil kord kuus, kus me siis samamoodi arutame, kuulame seda, mis on õpetajate mured või võib-olla on mingid ideed tekkinud õpetajatel seoses liikumisega. Et siis me oleme selliseid koostöötunde ka teinud. Näiteks eelmine nädal meil oligi koostöötund ja seal me siis rääkisimegi õpetajatega, et mis meil võiks siis kevadel olla eesmärgiks ja mida me võiksime kevadel teha.
jah, et õpetajatega me oleme ka hästi palju nii-öelda tegelenud ja proovinud neid motiveerida. Ja lõpuks võib-olla ma toongi välja siis mingisugused mõtted või ideed, mis meil siis on nüüd siin kevadel plaanis teha. Et siin kohe märtsikuus tuli meil mõte, et me võiksime teha klasside liikumisbingo. Ja see näeb välja siis selline, et igal klassil on üks selline suur bingotabel, on mingisugused tegevused, mis on klassidele ette antud ja siis nad saavad nii-öelda ristikesi panna kirja ja kui neil on mingi tegevus siis ära tehtud. Ja see ongi siis bingosüsteemil, et näiteks et kui nad saavad nurgad täis, siis neid ootab üks auhind ees. Kui nad saavad kogu bingotabeli täis, et siis on jällegi suurem auhind ees ootamas. Ja seda just eesmärk on see, et klassid ühiselt siis toimetaksid, et mitte iga laps ise üksinda, vaid klassid siis toimetaksid ühiselt. Aga ma ütlen ausalt, et see tabel hetkel on meil nagu väljatöötamisel, et me hetkel praegu sellega tegelemegi, et märtsis siis terve märtsikuu jooksul seda teha. Et kindlasti, kui meil see valmis on ja meil on see läbi katsetatud, siis ma loodan, et saame ka teiega seda jagada. Siis märtsis on meil ka mängujuhtide koolitus tulemas ja seal on meil nüüd plaanis kokku koguda just need õpilased, kes on võib-olla sellised hästi aktiivsed ja kellel olekski vaja võib-olla energia suunata kuskile mujale ja minu meelest on suurepärane võimalus anda neile siis tegutsemiseks see, et nad õpetavad teisi lapsi mingit mängu mängima. Et praegu me panemegi neid lapsi, teeme nimekirja lastest, kes seal võiksid siis osaleda ja loodame, et see läheb siis hästi ja kui koolitus on läbi, et siis ka päriselt need mängujuhid hakkaksid toimetama. Et ma arvan, et see on ka üks väga suur töö. Aprillikuus me tahaksime teha sellise nii-öelda kampaania, kus me siis, mis on suunatud tegelikult ka natukene lastevanematele, et me tahamegi paluda, et nendel lastel, kellel on võimalus, tuleksid kooli siis kas jala, rattaga või mingil muul viisil, aga mitte autoga. Ja me mõtlesime, et me teeme ka sellise väikse video, reklaamklipi, kus me siis nii-öelda teemegi sellise, kuidas öelda, lastevanematele ka sellist motivatsiooni, et nad oleksid ka nagu, tuleksid selle kampaaniaga kaasa. Ja kui see aprillikuus läbi saab, siis me tahame ka lapsevanemaid selle eest tunnustada, kes sellega kaasa tulevad. Et ma loodan, et see läheb meil ka hästi. Plaanid on suured, aga loodame, et see läheb edukalt. Siis kindlasti on meil plaanis kevadel ka liikumispäev, nagu meil eelnevalt on olnud. Ja seekord siis selle liikumispäeva korraldavad õpilased loovtööna, 8. klassi õpilased. Et nendel on siis plaan ümber koolimaja erinevaid õppetegevusi välja mõelda, liikuvaid tegevusi. Ja õuesõppepäev samuti on plaanis. Vot, nüüd ma uristasin kõik siin kiiruga ette. Aga ma rohkem ei oskagi siin midagi rääkida, et kui on küsimusi, siis võib julgelt küsida. Aitäh, Mariann. See oli hästi huvitav kuulda, et mida kõike koolis tehakse, et lapsi rohkem liikuma saada. Aga ma küsiks nüüd niimoodi sellise võhiku ja kõrvalseisjana, et kas haridusliku erivajadustega õpilastel, kas see nende õppimine ja õpetamine võib-olla ongi selline natuke rohkem selline füüsilisem, et rohkem sedasi läbi kogeda, puutuda
katsetada, et kas nendel ongi seda võib-olla rohkem vaja ja kellel on seal niisugused energia ülejäägid, millega nad ise hakkama ei saa, et neid nagu rohkem lasta sedasi askeldada ja ennast maandada. Ja Kas see on seal kindlasti. eriti vajalik? Ja kindlasti. Et sellepärast jah, me nagu tunneme ka, et need liikumispausid ja need on hästi vajalikud lastele ja lastele endale väga need liikumispausid meeldivad. Et kui ma ise ka näiteks tundi annan ja aeg-ajalt ikka juhtub, et unustad ära, siis tegelikult lapsed on need, kes selle meelde tuletavad, et kas me liikumispausi ei teegi. Et ja lapsed ise tunnevad ka, et see on neile hästi vajalik ja see on tõesti nendele lastele hästi oluline. Jah, et siis nad saavad ennast kehaliselt realiseerida ja suudavad paremini keskenduda, kui on just niisugune vaikse tööaeg. Just. Ja. Selles mõttes ei ole nad üldse erinevad ka tavakooli lastest ju tegelikult. Ja tegelikult mitte jah, et tegelikult ei ole tõesti, et selliseid aktiivseid lapsi on kindlasti ka nii-öelda tavakoolides. Üks küsimus ka tuli chatti, ma vaatasin, et kiivrite kohta, et äkki Mariann vastab selle ära kohe. Ja Mariann, palun. Kas õpilased sõidavad kiivritega on siin küsimus, jah? No, tegelikult aus vastus on see, et ei. Et kui meil on väga paljudel õpilastel tegelikult on ka endal tõukeratas, et see on ju hästi populaarne praegu noorte seas tõukerattad, et nendel õpilastel tõesti on oma isiklikud kiivrid olemas. Aga kooli poolt ei ole kiivreid, jah. Et see on üks asi, millega me ka tegelikult oleme üritanud tegeleda, et me tegelikult tahamegi kevadeks muretseda kiivreid, et lapsed saaksid kiivrit kasutada, kui nad sõidavad. Jah, ohutuse mõttes oleks hea, kui endal just ei ole või on maha unustanud. Just. Aitäh ja nüüd me siis ootame Kiigemetsa õpetajaid. Tere siis ka Kiigemetsa poolt. Mina olen Merje Talistu ja töötan Kiigemetsa koolis huvijuhina. Ja minul on ka teine esineja, kaasesineja, kes siis on klassi ja aineõpetaja. Ja me oleme ära jaotanud siis niimoodi, et kõigepealt räägin mina ja siis annan sõnajärje edasi õpetaja Helgile. Slaidiprogrammi ei teinud, sest ma jäin juba vaatama, et millest rääkida, et see oleks ilmselt väga pikaks läinud. Sest meie oleme liikuma kutsuva kooli meeskonnaga liitunud juba 2018. aastal. Et kui niimoodi vaadata, siis aastate poolest on pikk, aga peaks ütlema, et me oleme ikkagi veel lapsekingades. Ja nii nagu eelkõnelejate koolides, siis ka meil õpivad hariduslike erivajadustega õpilased, nagu kõikides nendes koolides, kes täna kohal on. Käesoleval õppeaastal on meil lihtsustatud õppe ja toimetulekute õpilased, aga eelnevatel aastatel on olnud ka hooldusõpilasi. Ja eks siis igal lapsel on oma eripärad. Ja meie lapsed käivad kokku siis Jõgevamaalt, Ida-Virumaalt, Lääne-Virumaalt, Tartumaalt, nii et meil on kontingent ja natukene laiem kui ainult oma maakonnaga piirdub. Ja kuidas me siis hakkasime üldse tegutsema selle liikuma kutsuva kooliga, et meie alustasime sealt otsast, et meie kutsusime kõigepealt kooli endale liikumislabori tublid tegijad, kes tutvustasid siis kogu kooliperele, et mis imeloom see liikuma kutsuv kool siis on. Et see oli nagu kõige lihtsam meetod, et kõik saaksid ühtselt, et mis see on ja mis siis nagu peaks koos tegema hakkama. Seejärel siis lõime endale liikuma kutsuva kooli meeskonna, kes on siis tänaseks hetkeks liikunud ka tervist edendava kooli meeskonnaga ja meil ongi siis kokku nagu TEK-nõukogu, kes siis tegeleb nii liikumistega kui ka muu selliste tervise tegemistega.
Otse loomulikult oleme me teinud kooli eneseanalüüsi ehk siis seda kena, mida liikumislabor on välja pakkunud ja koostame ka tegevusplaani, mis on siis meie selliseks tegevuste aluseks. Osaleme usinasti VUNK-seminaridel, et see on selline hea akude laadimise koht ja ka selline arusaamine, et ikka kõnnime veel õigel teel. Ja õpetajaid oleme siis suunanud liikumislabori koolitustele ja koolitustel käinud õpetajad siis jagavad seda sealt saadud tarkust ja kogemust kooliperele. Ja mis on siis muutunud nende aastate jooksul meie koolis? Üks selline suur muutus, mis on, et igale tegevusele on tulnud juurde selline mõte, et aga kus siin nagu liikumise võti sees on. Et väga paljudele asjadele, et kui me õpilasüritusi või muid asju korraldame, et siis, et aga kus on see liikuma kutsuva kooli võti sees. Et see on nagu selline väikene mõttemuutus. Siis kooli arengukavasse oleme sisse kirjutanud liikuma kutsuva kooli põhimõtted. Huvitegevuse plaanid on see sees, ringide tegevustes ja ka õpetajate töökavades ja tundide tegemistes on siis need liikuma kutsuva kooli mõtted sees. Üks kõige sellisem suurem muutus, mis meil on olnud päevakava muudatus, et meil on siis sisse toodud on õuevahetund. Seda on meil üks. See on siis 20-minutiline õuevahetund ja ta on meil toiminud juba 2 aastat. Ja meil on siis see mõte, et õpetaja, kes oli lastega tunnis, see läheb siis ka nende lastega õuevahetundi kaasa. Et jälgib, et kõik lapsed siis õue saaksid. Ja nii nagu ikka on, et kord toimib see õuevahetund paremini, kord natukene halvemini, aga siis jälle tuletame meelde ja innustame ja kutsume lapsi õue, nii et praegu käib see nagu täitsa hästi. Siis meil on toimunud muudatusi ka kooli õuealal. Et meil on kooli õueala muutunud üsna värviliseks. Oleme teinud selliseid värvilisi liikumisalasid ja seda me oleme siis teinud liikuma kutsuva kooli meeskonnaga, oleme joonistanud siia maha, oleme enne pikalt mõelnud, et mis võiksid olla, laste käest ka küsinud, et mis on need, mis kutsuksid siis lapsi liikuma. Välijõusaal on meil muutunud asjalikuks, et seal leiab tegevusi endale nii iga õpilane kui ka õpetaja. Ja välijõusaali täiendades siis alati mõtleme, et mis oleks meile veel juurde vaja. Ka meie koolis on siis olemas jalgrattad, tõukerattad ja jooksurattad. Et neid oleme siis siin aastate jooksul endale proovinud jõukohaselt soetada ja meil käivad nad kõik koos kiivritega. Et kui laps võtab endale jalgratta, siis ta võtab jalgrattakiivri sinna juurde, kui ta võtab tõukeratta, siis on tal tõukerattakiivrid, et need on ka siis natukene eristuvad omavahel, sest et ka ohud on natukene teistsugused ja kiivreid siis tõesti õhtusel ajal on eriti sage jalgrataste, tõukerataste kasutamine. Kasvatajad meil hoolitsevad selle eest, et kiivrid oleksid ka kasutuses. Ja kiivreid on varutud ka nii palju, et kui mõni kiiver juhtub katki minema, siis saab selle põrutuse saanud kiivri välja vahetada, sest et põrutuse saanud kiiver ei ole ju enam oma eesmärgi päraselt kasutatav. Siis meie saime ka endale, olime õnnelikud, et saime slackline'i. Aga see õnne purunes meil sügisel, kui koolihoovist käisid läbi võõrad ja lõikasid selle slackline'i lindi meil katki, alumise liini siis. Oleme siis slackline'i meeskonnaga ka suhelnud ja plaanis on siis slackline'i lint asendada, et ikkagi lastele tagasi saada see tegevus ka õuealale. Muudatused on toimunud ka meil siis koolimajas sees, et 2 klassile oleme mõtsenud istepallid, et nad saavad siis lisaks oma sellisele tavapärasele
klassis olevale toolile kasutada ka istepalle ja töötajate töökohtadesse 2 töökohta siis praegu on ilmunud seisulauad, et ka töötajatel muutuvad nagu töökeskkonnad pisut paremaks kõik. Siis töötajate koha pealt on tulnud meie traditsioonilised kevadised väljasõidud, mis siis on töötajatele. Ka need on võtnud endale kõik sellise liikumise võtme juurde. Et kui varemalt me tegime väljasõitusid ikkagi sellised nagu rohkem puhke eesmärgil, et oli selline lebotamine ja selline rohkem, siis nüüd oleme valinud kohas, kus on võimalik nagu aktiivselt tegutseda ja liikuda. Ja ikkagi sellise vaatega, et kõik saaksid midagi teha. Oleme käinud discgolfi mängimas, oleme käinud seiklusparkides ja väga niisugustes erinevates kohtades. Ka töökoosolekutele on sisse tulnud meile liikumispausid, et kui juba seda käemärki teed, siis teatakse, et tuleb natukene ennast liigutada. Ja ka oleme võtnud ja osalenud siis uuringutes töötajate liikumisaktiivsuse koha pealt. Et sealt on siis ka saadud, iga töötaja on saanud enda kohta selliseid positiivseid emotsioone, et oma arvates ei liikunudki nii palju, aga uuring näitas hoopis midagi muud. Ja mida me oleme siis teinud? See on siis kogu kooliperele suunatud tegevused, et meie oleme teinud siis õuesõppepäevadena selliseid orienteerumispäevakuid, kus orienteerume siis kooli lähiümbruses. Igale klassile on siis vastavalt tema oskustele ja võimetele koostatud selline orienteerumisplaan, kus ta tuleb plaani pealt siis juhiste järgi leida erinevaid tegutsemis- või tegevuspunkte, kuhu õpetajad on valmistanud kas siis näiteks midagi seotud matemaatikaga või eesti keelega või seal mingi loovtegevusega ja nad siis peavad liikuma sinna punkti ja seal punktis siis tegema selle ette nähtud tegevuse. Ja need on siis sellised toredad tegemised ja avastamised nii õpetajatele endile, sest kõik materjal tuleb ette valmistada vastavalt siis erinevale arengutasemele ja pärast seal ka tegutsedes siis. Oleme teinud laternamatkasid, sammude lugemisi. Meie kooli spordipäevad on siit koolimaja lähiümbrusest liikunud Jõgeva linnast staadionile, kus siis oleme ka sellist staadioni haridust andnud õpilastele. Et kooli juures meil endal ei ole rajamärgist ega sellist head staadionit, aga Jõgeva linnas on see olemas. Ja see aitab siis ka kehalise kasvatuse õpetajatel lapsi paremini ette valmistada erinevateks spordivõistlusteks. Sest ka meie oleme aktiivsed eriolümpia tegemistes ja meie oleme seal olnud väga-väga pikka aastaid, kooli alguse aastatest peale. Ja meie ise korraldame siis ka eriolümpia raames vabariiklikku jooksukrossi ja meie koolist sai alguse ka liikumisaktiivsuse päev, mis oli suunatud toimetuleku klassidele, et see on nüüd meie käest ära liikunud järgmistele tegijatele. Aga me oleme teinud ka aaretejahti pimedal ajal taskulampidega ja vahendid oleme jälle liikumislaborist saanud. Kasvatusrühmades on meil liikumismängude õhtud, et kus siis vahendeid oleme soetanud ka siis spordipoodidest, aga üsna palju on valmistatud ka puutöötundides. Siis enne seda suurt pandeemiat läks meil üsna kenasti käima selline asi nagu Just Dance ja saalivahetunnid. Nüüd on need nagu tagasi tõmmanud, aga hakkame jälle uuesti neid asju ellu äratama. Siis mina ise huvijuhina olen koostanud liikumiskettaid, mille siis olen aineõpetajatele, klassiõpetajatele välja saatnud, et nendel oleks lihtsam siis ka neid liikumispause teha, et saavad tundides siis ühe nupu klõpsuga sellised liikumispausid kätte saada.
Liikumisminutid on meil siis tundidesse sisse tulnud, on huvialaringidesse, kasutatakse selliseid hetkelisi liigutamisi, et ei oleks istumist liiga palju. Meie õpilasüritused on läinud palju liikuvamateks, et eks suures osas on siin kaasa mänginud ka see olukord, kus ei saa ruumidest sees teha, siis oleme sündmused õue viinud ja seal nad hästi sellisteks liikuvamateks muutnud. Meie õpetajate päevad on viimastel aastatel tehtud nüüd kõik liikuma kutsuva kooli võtmes. Et seda on hästi tore näha, kuidas õpetajad tegutsevad, õpilased innustavad, et selline hästi äge ühine tegemine. Osaleme aktiivselt ka KIK-i projektides, kus siis korraldame õpilastele väljasõitusid, et kus nad saaksid siis tõesti liikuda matkaradadel ja hästi palju looduses. Ja ka sellel COVID-i ajal, kui oli, et olime distantsõppel ära, siis nii rühmakasvatajad kui mina huvijuhina, kõik aineõpetajad, kehalise õpetaja, innustasime ka peresid siis koos liikuma ja meile saadeti üsna vahvaid fotosid, kus siis olid jäädvustatud, kus olid pered käinud liikumas ja tegutsemas. Siin eelnevad kõnelejad rääkisid ka mängujuhtidest. Vot see on nüüd asi, mille koha peal ma võin öelda, et meil ei ole see hästi õnnestunud. Mängujuhid ei ole meil käima läinud, kuigi me oleme liikumislaboris koolitusel käinud ja iseseisvalt nagu õpilased oma klassis nad on püüdnud toimetada, aga nüüd sellistes saali vahetundides ja suuremate gruppidega, et on nad nagu arglikuks jäänud. Aga siin varemalt, kui meil olid nüüd need saali vahetunnid, siis me leppisime nendega väga täpselt kokku, et mida laps teeb, kus kohal tuleb talle abivägi juurde, kus täiskasvanu toetab, et siis sellisel moel me saime neid mängujuhtega natukene kasutada. Aga õnneks arenguruumi on, võib ka nii öelda. Et tegemisi, mis me oleme teinud, siis kogu kooliperele on hästi palju. Aga õpetajad muidugi tegutsevad siis ka klassitundides ja ma arvan, et ma annangi siit õpetaja Helgile jutujärje edasi, et tema räägibki siis rohkem sellise õpetaja vaatevinklist. Nii, et tere siis veel kord, et kogu seda juttu kuulates, siis minu jutt on hoopis teistmoodi, et mina alustaksin võib-olla, kuna ma olen siin aineõpetajana välja kuulutatud, siis mina alustaksin sellest, et aineõpetajana tõesti mina sattusin sellesse loosse 2018. aasta sügisel, kui osalesin siis nendes liikumisaktiivsuskooli töötubades ja sellel koolitusel ja tahaksin tegelikult sellest alustada, et me olime seal ainsana oma kooli mina ja üks teine õpetaja veel ainsana siis erikoolide esindajatena ja tegelikult see koolitus oli väga praktiline ja hästi palju oli sellist toredat sügist Toomemäge seal ja see hirm et seal esimesena ja ainsana olime, läks meil tegelikult pärast üle, et see oli selline hästi tore. Ja õpetajatena saime me seal koolituselt kaasa tegelikult väga head õppematerjalid ja tegevusjuhendid komplektid, mis on sellised vastupidavad siiamaani ja me neid kasutame päris palju. Tegelikult siis saime ka sealt väga palju selliseid vanu mõtteid ja meetodeid, mida siis sai uues väljundis jälle siis kasutada ja siis eesmärk oligi meil siis see liikumismoment sinna tundidesse sisse panna niimoodi ikka kindlatel hetkedel ja sobivalt loomulikult. Et kuna meie kool asub sellises väga heas kohas, selles mõttes, et meil on sellised hästi toredad metsarajad, pünkad, kus me saame ka vabalt liikuda. Lisaks on siis meil eesmärgi põhiselt tegelikult selle aja jooksul siia kooli ümber õuealale väga hea
selline vahenditega ala tekitatud, kus me siis saame ka selliste lastega, keda on tõesti vaja nagu vahepeal võib-olla kuskile mujale saata. Meil on päris palju abiõpetajaid ka ja tugiisikuid, kes käivadki siin teatud hetkedel, kui õpilasel klassis ei ole hea olla seal väljas ja kasutavad siis neid vahendeid. Ja samas ainetundides kõik need materjalid, mis algul tundusid, et ei tea, meile nad kõik nagu ikka päris ei sobi, et meie lapsed ei saa kõigest aru, et meil on käitumisprobleemid ja nii edasi, siis tegelikult kõiki neid materjale on võimalik nagu kohandada ja päris paljusid asju igapäevaselt ja saab ka kasutada. Et näiteks mina isiklikult väga palju kasutan sellist hästi toredat pärlimängu, mida me oleme teinud siin hästi palju, kui õpilased olid nagu 3. kuni 5. klass, siis oli muidugi väga tore seda teha. Praegu mul on jõudnud 7. ja 8. siis nagu enam väga ei taheta teha selliseid tähe ja numbrikaarte, mille abil me siis nagu igasuguseid teemasid saame tegelikult seostada ja vahepeal teha siis see liikumine ära tunnis. Ja mina nagu tahakski julgustada, et tegelikult kui me siis sellest esimesest õpitoast nagu tagasi tulime, siis me olime selliste mõtetega selle õpetaja Heljuga, et ei tea, et see küll meile päris ei lähe. Kõik tundus kuidagi nii, aga need kodutööd, mis meile anti, tegelikult innustasid neid ja me saime nendega päris hästi hakkama. Nii et ja kõik see, mida eelnevalt siin õpetaja Merje rääkis, meil nagu tõsiselt ka käib siin ja teistes koolides, mida ma vaatasin, siis meil tõesti minu teada, mina ei ole teinud ja ma ei tea, kas võib-olla mõni kõik on teinud, seda liikumispäevikut ei ole, et see oli küll päris huvitav, et seda me oma koolis pole teinud. Nii et ega ma rohkem pikemalt ei tahakski rääkida. Nii et aitäh. Suur aitäh, et väga tore on kuulda, et ka nende hariduslike erivajadustega laste juures töötavad need samad võtted liikuma ergutamiseks, mis igas muuski koolis, et ei jääte maha mitte milleski. Nüüd mul oleks üks küsimus Siretile, kes on Eesti Eriolümpia poolt siin osavõtjaks registreerunud. Kui siin nii mõnigi kooli esindaja rääkis, et lapsed võtavad osa spordivõistlustest, et eks need EV-lapsed täpselt samamoodi tahavad jõudu katsuda spordis, et ikka on mõned rohkem huvilisemad. Et kuidas koolid saavad ühendust, et kui nad tahaksid rohkem sporti korraldada ja niisuguste teiste samasuguste koolidega võistelda, et kuidas see korraldatud on? Aitäh mulle sõna andmast, et ma siin poole kõrvaga kuulasin ettekandjaid, aga tegelikult samal ajal tegin tööd, sest meil on just homme-ülehomme suured talimängud ja ega siis ei ole jätnud see koroona puudutamata ka meie intellektipuudega sportlasi ja pidevalt tuleb uusi muutusi ja tuleb kõike jälle ümber korraldada, aga ei ole hullu, saame hakkama ja homme võistlused toimuvad. Et meil on tegelikult välja kujunenud selline meililist, kus siis kõik meie liikmed, toetajate liikmed, kontaktisikud on meiliga sees ja kui meil on mingi üritus tulemas, siis me saadame kõikidele selle info laiali. Kui nüüd on selliseid huvilisi, kes tahavad meiega liituda, meie tegemistega liituda, siis tasub minna meie kodulehele, Eriolümpia Eesti Ühenduse kodulehele. Seal on olemas kontaktid. Kui on soov saada meie liikmeks või toetaja liikmeks, siis on võimalik seal täita ka avaldus. Võib loomulikult võtta telefonitsi ühendust, et Tartu kontoris olen siis mina ja Tallinna kontoris Tiina Möll. Nii et kui tekib huvi ja tahate meie tegemistes kaasa lüüa, siis kindlasti võtke ühendust. Meilitsi, telefonitsi on meiega Facebooki leht, et seal me kajastame ka oma tegemisi Eriolümpia Eesti Ühendus Special Olympics Estonia. Nii et ma loodan, et kellel vähegi huvi on, siis leiab meie kontaktid, kas siis Facebooki lehelt või
või siis kodulehelt. Aitäh, sest kindlasti need lapsed tahaksid ka kohtuda teiste koolide lastega ja lihtsalt niimoodi rõõmsalt koos sportida, et ega see nüüd konkreetselt võidu peale võidu ajamine ei olegi see eesmärk omaette, aga nad lihtsalt saavad teistega koos tegutseda ja on nende elu huvitavam. Ja, et kes meil on siin juba liikmed olnud, siis nad teavad, et eriolümpias on selline eriline süsteem, mis ongi ainult eriolümpiasüsteem ja see tähendab seda, et meie tegemistesse on oodatud kõik lapsed, loomulikult ka täiskasvanud, et siin ei ole vaja jääda nüüd selle taha kindlasti seisma, et võib-olla see laps ei ole nii võimekas, et meil on oodatud nagu igasuguse erineva võimekusega lapsed, et kõik on tulnud, kõikidele leidub midagi nii raske intellektipuudega kui kergema intellektipuudega, nii et seda kindlasti karta ei ole vaja, et ei pea olema füüsiline võimekus nüüd tippsportlase tasemel. Et sellepärast ka meie täna siin oleme, et me tahame veel rohkem neid erivajadustega lapsi kaasata oma tegemistesse ja kaasata tegelikult ka tavalapsi ja tavanoori, et selleks ongi eriolümpias selline tore programm nagu ühendav sport, et viia kokku need haridusliku erivajadusega lapsed ja tavalapsed ja tegelikult läbi selle nagu näidata ühiskonnas, et lapsed on kõik ühesugused, et kõik laste ja noorte soovid ja vajadused on samasugused, et nad on rohkem sarnased või erinevad, et ei tohi kindlasti neid erivajadusega lapsi ja noori nagu karta või kuidagi kõrvale tõrjuda, et viia rohkem neid kokku. Just, Siret, just ennetasid küsimuse. Ma just tahtsin küsida, et mis võimalusi oleks, et neid lapsi, keda me tavalasteks peame ja neid, keda me siis ütleme HEV-kooli lasteks nimetame, et kuidas neid kokku viia, sest päris elus nad lõpuks nagunii ju peavad kõik koos tegutsema ja hakkama saama, et neid erinevusi ei ole nii hirmus palju. Kindlasti, ja. Ja see spordi tegemine annab meil just sellise võimaluse tutvuda ja näha, et teised on väga sarnased. Ja ma näen, et Sigritilt on küsimus, et kas vabatahtlikena on oodatud ka nooremad kui 18-aastased. Loomulikult ikka on oodatud, et vastavalt võimalustele me leiame tegevusi kõikidele. Et mida varasemas eas nagu eriolümpiaga kokku puutub, et seda parem. Ütleme, tavanoored kindlasti on ka vabatahtlikena oodatud, et mida varem see kokkupuude erivajadusega lastega on, et seda paremad on nagu pikas perspektiivis need tulemused. Siin on kindlasti palju õpetajaid, kes on töötanud nii tavalastega kui HEV-lastega ja võib-olla töötavad praegugi nii ühtede kui teistega, et kas on kellelgi, nüüd on see vaba mikrofoni voor, et ka endal niisuguseid näiteid tuua, et kui suured need erinevused siis on töös ühtede ja teiste lastega, et kas on midagi ka sellist erilist välja tuua või me ütlemegi, et lapsed on kõik lapsed ja me ei peakski neid tegelikult sellise haridusliku erivajadusega pinnalt nii väga eristama. Nii, võib rääkida, olen Aive Päht Võrujärve koolist. Tere, Aive! Ja tere kõigile. Ma olen küll väga uus ja toores veel selle süsteemi sees, selle erivajadustega laste ja intellektipuude laste koolis töötamiseks, aga võrdluseks siia tavakooli töötamise juurde on fantastiline ikkagi fantastiline nendega koostööd teha. Alguses oli küll selline tunne, et appi, kuhu ma nüüd kukkusin ja mis ma nüüd tegin. Aga need erivajadustega intellektipuudega lapsed on sellised siirad, südamlikud ja sellised hästi avatud ja nad on igal juhul parem õpilaskond kui tavakoolis, kus tavakooli laps on kõike teadja ja hästi tark ja vanemad nõuavad kõike.
aga siin ollakse nagu tänulikud ja eriti huvitav ja väga suur tänu on kindlasti Tiinale ja Siretile, kes neid eriolümpiamänge ja võistlusi ja igasuguseid asju korraldavad, mis annab väga palju motivatsiooni lastel koolis oma kehalise tunnis või liikumises kuskil osaleda ja osa võtta. Ma olen küll oma Järve koolile väga-väga palju vahendeid saanud. Direktor on seda meilt väga toetanud ja lapsed on need, et igal juhul aitäh, see eriolümpia on üks väga tänuväärne organisatsioon. Vot. Aitäh. Jah, võtke hääs. Jah, sest seda ma olen paljude õpetajate käest ennegi kuulnud, et just see siiras rõõm ja tegelikult kui rõõmus on õpetaja ka mõne õpilase väikeste edusammude üle. Et seda võib-olla tavakoolis nii palju ei olegi. Aga kuidas koolide lapsevanemad kaasa tulevad igasuguste selliste liikumisüritustega ja võib-olla selliste uuendustega, mis siis ka nendes HEV-koolides nagu järjest rohkem ellu viiakse? Meil näiteks Anna tulla, aga iga vanem oleks osavõtja ja toetaks ja aitaks nii palju, kui nendel seda võimalust on. Ega nad on ka sellised piiratud võimetega mõningad vanemad, aga nad on ka sellised aktiivsed ja kohe jah, ja teeme ja lähme ja oleme. Et koolisüsteemis on küll väga, minu jaoks väga, ma leian, et mul on aeg vananeda, siis see on koht, kus ma väärikalt vananeda saan, ongi see erivajadustega laste kool. Et ei ole neid vanemaid, kes ütleksid, et ma ei tule või ei ole, aga nad on aidanud. No muidugi kool ja linn aitab palju kaasa ja omad kolleegid. Aga ma arvan, et teistel on kindlasti rohkem, sest et need HEV-lapsed või mingisugused lõkid, need on hoopis teise käitumissüsteemiga, nendel on ikka tervis korras, aga lihtsalt natuke teistmoodi kergem süsteem kui see, kui oled sa toimetulekukool või intellektipuudega laps. Mina tahaks ka omalt poolt paar sõna öelda, et siis Tiina Möll eriolümpiast, et nii tore on näha siin palju tuttavaid inimesi ja palju tuttavaid kolleege ja kuulda ka häid sõnu nagu eriolümpia kohta. Minu enda kokkupuuted lapsevanematega on just ka eriolümpia trennides ja nad on tegelikult tohutult tänulikud, kui nende lastele pakutakse treenimisvõimalust, sellist jõukohast, sest tihtipeale see HEV-laps ikkagi ei sobi tavatrenni, ta vajab eri lähenemist ja oma sellist tempot, sest nende füüsiline võimekus ja ka intellekt ikkagi natukene piiravad seda tavatrennis osalemist, et nad lapsevanemad üldiselt on ikkagi väga tänulikud. Ja tõesti sellest Euroopa projektist, kuhu me oleme projekti kirjutanud, me väga-väga ootame kõiki koole osalema, kes siin ka täna on ja kes võib-olla praegu ei ole eriolümpia liikmeskonnas, et me plaanime kaasata vähemalt 20 kooli ja just tähelepanu siis pöörata selle tavaõpilase ja eriõpilase koos tegutsemisele, et tegelikult see kõik on võimalik, meil on olnud päris palju väikseid ja suuremaid projekte, aga see on selline nagu vahva väljakutse, et kuidas siis need tavaõpilased panna nii palju motiveerituna tundma, et neil oleks äge koos nende HEV-õpilastega koos toimetada. Tavalaps saab ka võib-olla natuke paremaks inimeseks, kui ta näeb võib-olla natuke sellise vähem võimeka lapse selliseid püüdlusi ja rõõmutunnet, et see nagu rikastab teda kindlasti. On siia lastevanemate koostöö koha pealt öelda seda, et linnakoolidel on vanematega koostöö kindlasti palju lihtsam. Et meie oleme siis see kool, kus on lapsed tõesti väga erinevatest kantidest ja väga kaugelt käivad lapsed. Et siis jah, et see lapsevanem on nõus seda last toetama ja olema, aga see, et kuidas ühistesse tegemistesse näiteks siia koha peale see vanem jõuab, siis see on ikka mõlema poole selline tõsine peavalu. Et praegu küll selle COVID-iga seoses on sellised lastevanemate käigud nagu harvemaks jäänud siia kooli, aga meil on varematel aegadel ka selliseid ühistegemisi toimunud, siis klassijuhatajad on need, kes aitavad seda logistikat paika panna
ja koolibuss on siis rakkes, et nad tõesti siis kas siit kuskil sõlmpunktidest jälle siia kooli juurde kohale tuua ja pärast tagasi tuua. Aga koostööd oleme saanud teha, et lihtsalt on see, et ise koolipere peab nagu hästi palju pingutama ja mõtlema, et kuidas nagu siis saaks. Aga need, kes on siit koha pealt ja lähemalt, siis jah, nendega on natukene lihtsam. Kas selliseid koole on meil palju Eestis, kus lapsed on õpilaskodudes nädala sees ja nendele tuleks niisugust vaba aja tegevust korraldada, et nad ei jääks sedasi telefoni konutama tuppa, et neid sedasi õue ärgitada ja liikuma? Kas on ka teiste koolide esindajaid kogemust jagamas? Haapsalu riigikool siinpool. Räägin, kuna meie oleme ka siis niisugune erivajadustega laste kool ja meil on siis üle vabariigi neid lapsi, küll on ta jäänud rohkem nüüd juba maakonna keskseks, et valitsus on ja ministeeriumid on neid otsi kokku tõmmanud nagu rohkem ja meil on küll õpilaskodus neid lapsi vist 20 ringi nädala sees ja reedel lähevad koju, siis kasvatajad on hästi tublid olnud, et nad leiavad neile tegevust, kuna me oleme siin mere ääres, siis liigutakse hästi palju mööda seda Viigikallast ja mööda mere äärt või siis tehakse saalis mingisuguseid mänguvõistluseid, mängumomente. Meil on male või on see kabering, mis meil toimetab, et õpilaskodu aeg on tegelikult meil päris mõnusalt sisustatud. Ja meil on lapsi nii toimetulek kuni siis riiklik õppekava, et kõik on nagu esindatud. Hooldust lapsed lähevad siis iga õhtu koju lõunast. Aga teised on kõik meil niimoodi mõnusalt olemas. Aga jah, et aeg saab niimoodi mõnusalt täidetud ja just niisuguste väljas olemiste ka, et kui vähegi ilm kannatab, siis kasvatajad käivad kas või lastega poeringi ja siis tehakse üks ring veel niisugune mõnus jalutusring peale, et nad tõesti natukene ka ära väsiks, pluss need saalitegevused. Kas need linnalapsed, kes lähevad koju, kas need võivad soovi korral tulla ka kooli juurde sedasi huvitegevustes osalema vabal ajal? Vanematel on huvi selle vastu. Vanematega on ikka see, nagu see ennem kuulda oli, et eks neid vanemaid ole raske kaasa haarata, seepärast et vanemad, meil on ju mitmed lapsed, kes on kas siis Järvamaalt või on Tallinnast või kus kandi pealt mujalt, et need vanemad niikuinii ei saa meie juurde. Et kohalikud, kes käivad tööl ja kes on siis noorematega kodus, et vanematega koostöö on natukene niimoodi, mitte tagaplaanil, aga niisugune raske. Et siin see bussi variant oli ja see mulle nagu väga meeldis, et kellel siis buss toob vanemad kohale, et see oleks nagu äge võib-olla niisugust asja pakkuda, et ütleme, kes meil siin 10-15 kilomeetri kaugusel on, et ta ei pea nagu otsima transporti, vaid koolibuss läheb ja toob nad siia ja pärast jääb koju tagasi, et seda mõtet pole meil kunagi pähe tulnudki, et see on niisugune tihtpakkumine. Aga jah, et see vanemate pool on, aga lapsed on lubatud või niimoodi, aga nad ei tule kodust. Nii kergesti välja enam, kes on siit koju ära läinud, siis ta jääbki koju, et ei ole seda, nagu ütleme, tavakooli laps, et ta läheb kell 12 näiteks või kell 2 koju ja siis ta tuleb kella 5 huviringi. Meil on see pool nagu keeruline. Et me katsume oma huviringid niimoodi ära ajada, et maksimum kõigil on kell 4 lõpeb viimane huviring. No hea, kui nad kooli juureski saavad sedasi ennast realiseerida ja huvitavaid asju teha. Täitsa selge on, kui liikumine on takistatud, ega omal käel on ka raske teistpidi jälle mööda linna tagasi tulla. Ja just täpselt, aga meil on see ratastooli variant on ikka jäänud väga väheks, et nüüd meil on koolis 4 ratastooli, kunagi oli 24, eks ju. Et need selles osas on nagu läinud mugavamaks täiskasvanule, et ta lippab nagu meiega kaasa, et tal on jalad all, olgu siis, kas ta siis natukene lonkab või mis iganes viga on, aga seda ratastooli varianti on meil jäänud aina vähemaks. Et laps saab suhteliselt hästi liikuda. Nüüd meil ongi just plaanis niisugune Eesti Vabariigi aastapäeva paiku, tähendab järgmisest nädalast sõbrapäeva alguses algab ja kuni siis 23. on Action Bondi mäng. On siis siin mul üles ehitatud niimoodi, et nad hakkavad siit koolimäest liikuma, oma pilte, videoid ja asju tegema, et tuleb ka niisugune ütleme suurtel 2 kilomeetrini ja väikestel siis 1,5 kilomeeter niisugune ring teha, pluss siis erinevad tööd ja ülesanded, mis siis tulevad ära täita. Et see on niisugune üle interneti mäng, mida siis neile üldiselt meeldib mängida. Jah, saavad sedasi ühenduses olla, aga siis, kui nad puht füüsiliselt ei ole sedasi 10-meetrise lapikese peal koos.
just täpselt. Et küsin selle kohta, et kui on häid koostöönäiteid koolipidajatega. Et kui mõnel koolil on nagu väga hea koostöö koolipidajaga. Linnaga siis ja vallaga. Jah, või näiteks ongi, et mõned on riigikoolid ka. Mina Aive Pähn ütlen vahele siia, et ma tunnen tuge oma kooli kollektiivist ja kooli direktorist. Ja direktor on nii asjalik, et oskab linnavalitsuselt need asjad, mida tarvis oleks nendele lastele kõik välja ajada. Ma ei taha uskuda eriti, et sellel linnal on väga huvi toetada sellist kooli. Aga eriolümpia toetab igalt poolt, igatepidi küll projektidega ja küll vahenditega ja et see on üks suur pluss. Meie Kiigemetsa kool on riigikool. Et ütleme et niimoodi, et eks pidaja toetab meid vast see kaudu, et me oleme nagu oma eelarve piires saanud toimetada. Et ei ole nagu neid kärpeid nii julmalt tehtud, et ikkagi arvestatud nende laste selliste teistsuguste vajadustega. Et see on võib-olla see niisugune riigipoolne tugi, et ega muud nagu väga oskagi välja tuua. Kohaliku omavalitsusega, et kuna me olemegi riigikool, siis ega kohaliku omavalitsusega väga palju selliseid kokkupuutepunkte ei ole, aga me siin, kuna meie kogukonnas on ka teine kool, siis nendega me teeme omavahel selliseid ühistegevusi ja Jõgeval on riigigümnaasium, et riigigümnaasiumile me oleme siis õpilastele valikaine korral selline baaskooliks, kus nad käivad siis oma ainet tegemas, et kes tahab sotsiaalvaldkonna poole peale liikuda ja need õpilased, kes on siin meil käinud, siis nemad osalevad tõesti tundides, vaba aja tegevustes, õpilasüritustes, igal pool nagu, et nemad siis saavad nagu sellest erivajadusest ja sellest sotsiaalvaldkonnast siis sellise natukene põhjalikuma teadmise. Ja see tagasiside muidugi, mis sealt nendelt tuleb, et viimane, kes siin tagasisidet andis, siis see oli mesi meie kõrvadele, et õpetajad olid ikkagi kõik kõrvust tõstetud ja töö hind oli hoopis teistsugune sees, et kuidas noor inimene näeb seda tööd ja kuidas ta annab sellist head tagasisidet. Et need on sellised meie koostöö kokkupuutepunktid, aga meie oleme teinud ka siin kohaliku piirkonna liikuma kutsuvate koolidega sellist väikest koostööd, et oma orienteerumispäevakutel oleme neid kutsunud ja nüüd viimastel aastatel ei ole saanud teha, aga vahetult enne seda me tegime ja nad käisid siin meie juures ja nad olid väga rahul sellega. Sest et jah, suures koolis need erivajadusega lapsed, kes on tahes-tahtmata jäävad natukene nendest suurematest tegemistest, kas nüüd kõrvale, aga nad saavad nendes vähem osaleda, et siin meie juures nad tundsid ennast nagu võrdsete hulgas. See oli küll nagu nende poolt väga hea selline käik meie juurde ja see andis ka meile sellist teistmoodi tegemist, hingamist. Jah, see kahe kogukonna ühendamine, sellest võidavad ju kõik lõppude lõpuks. Et saavad nendest EV-koolide lastest ka võrdsed ühiskonnaliikmed ja saavad oma eluga pärast paremini hakkama. Mina tahaks ka veel kasutada võimalust, et tegelikult kiita ja tänada kõiki neid õpetajaid, kes tegelevad HEV-lastega ja ka tavalastega muidugi, et HEV-lastega tegelemine, et ma ütlen alati, et meie õpetajad on iga päev nagu kangelased, superkangelased, et kes igapäevaselt selle melu sees ei ole ja oma kannatlikkust niiviisi ei treeni, siis see on nagu täiesti eraldi liik inimesi, et nagu tõeliselt suur aitäh, mis te teete ja et püüate kõiki rohkem liikuma saada, see on nii lahe. Aitäh! Mina ka tahaksin ühineda Tiinaga ja teha ettepaneku, et me teeks korraks kõik mikrofonid lahti ja kõik 3 ettekannet olid väga sisukad ja ilusasti esitatud, et kas me võiksime teha ühe ühise aplausi kõikidele nendele 3 koolile täna, kes esinesid ja siis lisaks kindlasti ka
teistele, kes iga päev toimetavad. Kuidas teile tundub, kas võiksime teha või? Siis püsti tõusta. Et see ühinen sellesama Tiina tänutundega, mis on ja vaadates, kuidas kõik lapsed, kes on ratastoolis ja kes on kuidas ja kõik on saadud ja leitud põnevaid tegevusi. Mul oleks veel küsimus, aga meil vist ametlikult hakkab aeg läbi saama, Eva, jah? Hakkab ametlikult läbi saama, just. Aga ma arvan, et see HEV-koolide kogukond ja tavakoolide kogukond, et suhtlus läheb edasi ka siis, kui see veebiseminar läbi saab ja et hoitakse sidet ja jagatakse kogemusi ja ollakse sõbrad edasi ja leitakse uusi sõpru, et kõik võidavad. Lapsed ja õpetajad ja vanemad. Eva-Maria, mina kutsuks veel Liikumislabori poolt üles, et Facebooki lehel, Liikuma Kutsuva Kooli Facebooki lehel jagada ka HEV-õpilaste koolis tehtavaid kogemusi, et tegelikult me täna nägime, et need tegevused on need samad tegevused, mis igal pool mujal koolides, võib-olla mingite väikeste nüanssidega, aga neid ongi tore jagada. Et kindlasti julgustame jagama neid mõtteid ka Facebooki lehel. Ja kõik see plakat, Vladislava, mis sa näitasid õpilaste tagasiside, mida te olite seal kõike teinud ja nagu praegu juba siin keegi jagas seda kettakest ja mis siin kõik need asjad olid, et no tõesti toredad lahendused ja kõik need õpetajate koostöötunnid, mida siin Mariann ka rääkis, kuidas see toimub ja see ideetabel, ma ei kujuta ette, kus teil see iganes olla võib seal. Kas on õpetajate ruumis või kus need asjad? See on meil õpetajate toas, jah. Just, et selline asi te olete õpetajate toetamiseks nagu välja mõelnud, et kas või väike piltki sellest, eks ju, ja see sama, ma ütlen ka Vladislava, see, kuidas õpilased ise on ära märkinud ja kiire uuringu teinud teil enda poolt, eks see on ju väga oluline. Ja täname siis kõiki, kes meie seminariga liitusid ja loodame, et kõik said midagi huvitavat edasiseks eluks. Aitäh ja kauni talve jätku. Ja jõudu ja jaksu kõigile siis.